Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kellele meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Taaskord ütlen suure aitähi mõnusa podcasti pesa eest Toila spaale ja seekord me oleme restoranis Mio Mare. Minu tänane külaline on väga mitmekülgne naisterahvas Eerika Kruup, aga eelkõige tahaksin ma täna temast rääkida natuke rohkem kui loodusfotograafist. Ja aga me jõuame ka kõikide teiste teemadeni. Tere Eerika! Tere! Kuidas sul läheb? Nagu ikka hästi. Aga kuidas viimane aasta ja 2 kuud on möödunud? Arvan, et ehk tõesti koroonatähe all, aga üldiselt see mind ei ole suurt puudutanud, et mina elan rohkem metsas ja puutun suht vähe praegu kokku inimestega, nii et ta minu elurütmi suurt ei mõjutanud. Aga milline oli sinu lapsepõlv ja kus see möödus? No lapsepõlv ei ole mul siit kaugelt ka olnud, et olen nagu Ida-Virumaa kandist ikka alati pärit olnud, kusagilt mujalt olen vahel käinud, aga ikka koju tagasi tulnud, et sündinud olen ma Jõhvi haiglas, mis kunagi oli niisugune madal ühekordne maja, sinine, hiljem oli seal gaasikontor, aga siis oli see sünnitusmaja, kus ema mind sünnitas. Ja lapsena kasvasin ma Puru külas ja hiljem juba siis vanemad ehitasid maja Jõhvi ja siis koolipõlv mööduski nagu seal. Aga kuidas sa Toilasse sattusid elama? Aga Toilasse sattusin ma väga huvitaval moel sel mõttes, et mees otsustas, et on vaja ka suvila rajada, nii nagu nõukogude ajal mingil perioodil see toimis. Ja nendel oli valiku võimalus siia Martsakanti tulla. Ja siis ta oli küll energeetik, aga siis võttis raamatu kätte ja raamatu järgi hakkas ehitama maja ja sai ta päris kenasti valmis ja seal ma siis olen siiani päsitsenud. Algul küll ainult nii nädalavahetustel ja puhkeperioodil, aga hiljem juba olen ennast tõesti sisse seadnud ja nüüd mõni aasta tagasi ka juba Toila valla elanikuks. Mingil hetkel jäi süda päriselt sinna Martsakanti? Päris alguses kohe jäi. Aga kui korraks lapsepõlve juurde tagasi tulla, siis kuidas sa oma vanemaid meenutad ja mida nemad sulle lapsepõlvest kaasa andsid? Vanemad olid mul, ema oli Gerta ja isa oli Ruudi. Isa oli tubli töömees, ta tegi puidutööd. Ja mingi aeg ta minu meelest töötas isegi siin selles Toila selles kalakombinaadis. Aga ema on olnud nagu raamatupidaja terve elu ja teinud siis raamatupidamise tööd erinevates kohtades, suurem osa küll tervishoiusüsteemis ja siis hiljem juba päris pensionieas, siis oli kõrgemliiga võrkudes ka raamatupidajana tööl. Aga mida nad on andnud? Ma arvan, et kumbki on oma jao andnud. Mõlemad on olnud väga töökad ja mina olen ka üks tuntud rabeleja, kes teeb kõiki asju ja igal pool ja iga see uus asi mind huvitab. Ja see, et nad selle kodu tegid meile sinna Jõhvi, see oli ka tore, sellepärast, et seal oli nagu võimalus natuke see mulda katsuda ja teha see asi mulle jäänud nagu külge. Isa oli niisugune pillimees, kes isa õppinud polnud, aga tal meeldis akordionit mängida, nii et muusika suhtes ma ei ole ka ükskõikne ja meeldib mulle tõesti erinev muusika. Ja ema oli lihtsalt väga hea südamlik inimene, tegi ka näputööd, tikkis ja ma natuke olen osanud seda ka teha. Aga eelkõige oli täiesti külalislahke, alati ütles külalise vastu ja mulle meeldib see ka alati, kui mulle keegi külla tuleb. Nii et palju asju ma olen saanud, ma usun nendelt, mida ka ma praegu ei maininud. Aga kas on mingisugune
ütlus või mõttetera, mis sind saadab, mida ema või isa alati ütlesid? Mis sind saadab? Tee asjad ära lõpuni, et võib-olla see ehk ongi, et ära midagi pooleli jätta. Et see on mul nagu olnud alati ja selline, et ma saan hakkama, et ma kindlasti saan hakkama, aga selle asjaga ma saan hakkama, vaatamata, et esialgu tundub see mulle selline, mitte ületatav. Aga jah, niisugune kangekaelsus on, isa oli nagu Hiiumaalt pärit ja ema oli mul nagu Soome ingerlanne, et siis, et ma usun, et mõlemalt poolt on seda visadust ja kangust nagu tulnud. Aga kelleks sa väiksena saada tahtsid? Arstiks. Ei, tegelikult mitte. Kõige enne ma tahtsin saada klouniks. Ma mäletan, see Oleg Popov oli see vene kloun ja mulle nii meeldis see, ma tahtsin kunagi saada väga klouniks. Aga siis ma mäletan üks klassiõde Mare ütles mulle, Erika, klouniks sa oleks pidanud õppima juba 4-aastaselt. Nüüd sa juba käid koolis, sinust klouni enam ei saa. Aga siis ma mõtlesin, et hea küll, et kui ei saa, siis oli muidugi väga kurb. Aga mulle tegelikult ka see arstindus meeldis ja seda ma nagu tahtsin õppima minna. Küll mitte arstina, aga olen ka meedikuna terve elu töötanud. Kuule, kas tsirkus tõmbab praegu? Tsirkus mitte eriti enam. Mitte eriti enam, jah. Aga tahtsid arstiks saada, aga mis oli sinu päris esimene töökoht? Päris esimene töökoht, see oli väga põnevas kohas, see oli siit hästi kaugel. Ma ei olnud siis veel meedikuks õppinud, aga me ühe minu klassiõega Killuga ehk Reek Kirstiga pärast keskkooli läksime Siberisse. Ja siis seal Novosibirski haiglas ma olin nii-öelda hoidjatädi siis lastele silmaosakonnas, kes olid nagu toodud sinna selleks, et minna silmaopile. Aga kuidas sa sinna sattusite tööle? See on hästi keeruline ja pikk asi, et meil oli üks klassijuhat, aga see on hästi kihvt asi tegelikult, et meil on klassijuhataja õpetaja Reintop ja õpetaja Reintop ütles, et see Eestimaa on nii pisikene, ta andis meile geograafiat, et mingi ometigi vaadake maailma, teid võetakse igal pool vastu, et saate igasugu asjadega hakkama. Ja siis ma mõtlesin, hea küll, muidugi. Alguses meil oli huvitatud klassis, ma ei tea, mingi 10 noort, kes me kõik olime, et juba keskkooli lõpetamas ja nüüd valimas, et mida me tegema hakkame. Ja siis me otsisime, seal olid tol ajal mingid komsomoli, mingisugused löökehitused ja mingisugused sellised asjad. Ja siis me otsisime välja, läksime raamatu kokku, võtsime selle suure maakaardi ette ja vaatasime kõige kaugemad kohad, kuhu võiks minna. Ja üks koht oli siis seal Igarka, oli selle koha nimi. See oli niisugune pisikene linn, täiesti eraldatud muust maailmast Jenissei kaldal, kus siis oli nii lai see Jenissei, et 14 kilomeetrit, et keskele mahtus veel üks saar, millel oli lennujaam ja siis sellega me olime ühenduses nagu see lennujaamaga muu maailmaga. Aga siis me läksime tööle sinna ja töötasime seal ehituse peal. Meil oli, ise naersime, et meil on see internatsionaalne brigaad, et meil oli Rais, oli tatarlane, Teadja Vanja oli siis selline mees, kes oli vene rahvusest ja meie siis Killuga olime siit Eestist ja siis me tegime mingisugust tööd, kus me tegime segusid ja ise tegime neid ja ehituse peal töötasingi. Aga täitsa huvitav kogemus oli sel ajal, et see oli Kaugpõhjas. Seal oli nii, et praktiliselt ei olnud seal ju kusagile väljasõiduteed, olid ainult linna sees ja ainult laevaga sai või lennukiga sealt ära. Ja sealt peale sai see alguse, aga hiljem ma läksin sinna Novosibirskisse uuesti sinna sellepärast, et ma järgmisel aastal läksin kohtama oma peigmest, kes seal oli jäänud maha Igarkasse, aga ma ei tundnud, et ma sinna tahaksin jääda ja tema ei tahtnud minuga kaasa tulla, et me läksime sõbralikult lahku. Aga laeva peal ma sain kokku just nende inimestega, kellega ma pärast Novosibirskisse läksin ja see Larissa, kes oli, tema oli apteegis kliinilise haigla apteegi juhataja ja tema mees oli lennuinsener ja nemad võtsid mind enda juurde ja siis ma haiglas seal töötasingi sellise koha peal. Aga mis teine töökoht oli? Aga teine töökoht oli mul juba siis, kui ma tulin ära sealt, minu kõrgepingevõrkudes ma olin tööl.
ekspluatatsiooni elektrimontöör, niisugune oli ametnik nimi, aga tegelikult ma tegin nagu trükkimise tööd. Ja siis ma mäletan seda ka, et seal oli hästi palju meesterahvaid tööl ja nad väga hoolisid nendest üksikutest tüdrukutest, kes seal oli, ja siis mulle kingiti Eerika nimeline trükimasin ka, ma mäletan. Kas see on alles? Ei, ta ei ole, ta ikkagi jäi sinna asutusse, et ma seda kaasa ei võtnud, aga selline hetk on sealt. Ja siis ma juba siis oma tulevase abikaasa Mõnivald Gruubiga sain seal tuttavaks ja siis tema oli lõpetanud tipi ja siis ma ikka mõtlesin, et ma pean midagi õppima minema. Ja siis ma sealt nagu läksin seda meditsiini asja õppima. Jäin korraks mõtlema, et praegu trükkime siin arvutis, kustutame 2 sõna ära, kui valesti läheb, seal trükkime sinna, see kustutab midagi ära. Ei, seda kindlasti mitte, seal jah, läks kõik täiega. Me tuleme varsti meditsiini juurde tagasi, aga räägime täna natuke tõsisemalt hoopis loodusfotograafiast, et sest ma ei tea, ma vist olen tõesti kuskil kivi all elanud või tarbinud hoopis teistsuguseid infokanaleid, sest alles seal loodussõprade Facebooki grupis mina nägin, et Eerika Gruup pildistab või. Et nagu vau. Ja võib-olla sa räägid sellest, et kuidas ja millal sa fotograafiani jõudsid üldse? Et ma olen selle üle hakanud mõtisklema nüüd alles, eks ole, et ma tegelikult olen sellega tegelenud juba või tahtnud sellega tegeleda päris kaua aega. Sest kui ma tagasi mäletan, et meil oli isal mingisugune Moskva või mingisugune imelik fotoaparaat, millega siis sai pilti teha nüüd, et aga see oli niisugune imelik asi, sellega ma ei osanud midagi teha, aga pärast siis oli see Smena, minu meelest oli see Vene aparaat, millega ma tegin. Ja võt, kui ma seal juba Kaug-Põhjas käisin, siis oli mul see aparaat juba kaasas. Nii et sealt ma juba olen nagu ise pilti teinud, ma lihtsalt tagant järele praegu mõtlen nii. Aga siis ma mäletan ka seda, et mul oli täiesti olemas oma pimik vannitoas ja ilmuti ja kinniti ja kõik sellised asjad ka seal ja nii-öelda siis pesupulgaga pildid kuivamas ja ühesõnaga seda asja on pikalt olnud ja kui ma juba Tartus õppisin meditsiinikoolis, siis ka oli seal olemas fotoring, nii et ma osalesin seal ka. Nii et ta on meil pikka aega juba olnud, et see asi on mulle meeldinud. Aga mis on nagu nüüd eriline on see, et nüüd kui ma olen jäänud pensionile, mul on aega. Sest muidu on alati niimoodi üle jala kiiresti jooksed, plõks siia, plõks sinna, aga nüüd ma ise ütlen endale, et ma olen nüüd täiskohaga fotograaf. Aga mida fotograafia sulle täna annab? Ma arvan, ta annab mulle kõike. Ta annab mulle kõike. Kõige rohkem on alati armastanud loodust, merd. Et ma tihti olen mõelnud isegi seda, et mul on nii kahju nendest inimestest, kes elavad merest eemal, võib-olla elu jooksul merd näinudki ja neid on tegelikult maailmas väga palju. Et kui ma Toilas elan nüüd juba mitte nii palju aega, aga Toila randa ma olen käinud tihti ka juba lapsest peale, ka vanematega koos ja see muidugi, et sa oled rannas ja kuuled neid lainemüha ja loksu ja sa näed merd erinevas iseloomus, värvis ja üldse oma olekuset ja kõige rohkem ma olen pannud tähele, et mulle meeldib see just siis ikkagi, kui ma olen üksi vahetult merega ja samuti ka üksi vahetult loodusega. Aga lisaks sellele mul on ka muidugi olnud muidu viialasid. Olen orienteerunud, võrkpall on mul olnud suur selline innustaja, mida ma olen alati nagu ka juba aastakümneid teinud, rahvatantsu, ma olen 40 aastat teinud. Et Helju Tori oli meil nagu siis see tantsuõpetaja ja ma olen niisugune inimene, kes haarab kõigest kinni ja nagu tahab kõik asju teha. Ja poolikuks ei tohi jätta. Jah, just. Ikka lõpuni, nii kaua kui kannatab annab teha. Aga siis lisaks veel mulle on meeldinud ka alati reisida. Reisida, uusi sõpru leida, inimestega suhelda, laulda. Meil oli klass, kes me laulsime, me võisime 12 tundi järjest laulda ja me teadsime kõiki sõnu ka. Need oli muidugi mitte tänased laulud, mis täna on, aga neid vanemaid laule, aga need meil olid kihvtid laulud. Läheb korraks jutuajamine veidi astroloogiliseks, aga mis tähtkuju sa oled? Ma olen kala. Ma olen ambur. Kala ja ambur, ja. Ambur on mul poeg Lauri. Ja kalad ja amburid peaksid väga hästi hakkama saama oma vahel. Aga räägime sellest ka, et nüüd fotograafiale tagasi tulles, et sa ju käisid täna hommikul ka pildistamas. Ikka. Mis täna jäi fotosilma ette ja mis kell sa käisid täna?
Ma ärkasin üles kell 5, et loojangut ma enam poleks jõudnud teha, aga kuna lubati tõusu jah, et aga sellegi poolest ma mõtlesin, ma ikkagi lähen siis loomaringile, mul on, kas on loomaring või on, tavaliselt ma teen ikkagi niimoodi, et võtan päikesetõusu ja siis lähen kohe loomaringile ka. Aga täna ma päikesetõusu ei saanud, aga siiski sinna niisuguse künkotsa ma ikkagi ronisin, et see Toila poole seda vaadet, pluss seda minu lemmikkoht on seal. Kas sa käid iga päev pildistamas? Praktiliselt küll, jah. No loodusfotograafia teemad on ka vaata seinast seina, et maastik, metsad, loomad, et mis sul kõige südamelähedasem on? Mulle meeldib maastik, mulle meeldib vaated, aga mulle võib-olla kõige rohkem põnevust pakub just loomade ja lindude pildistamine. Sellepärast, et siis sa oled nii hasardis, seal on põnev jälgida ja oodata, kas ta nüüd on siin, ta oli siin eelmine kord, aga nüüd ma olen aru saanud, ega nad ühes kohas ei ole. Nad ikkagi mingi vahemaa tagant, nad ikkagi muudavad oma sellist tegevusala, aga ikkagi enam-vähem selles raadiuses nad ikkagi on, kus nad on olnud. Aga kas mõne loomaga on või linnuga on siuke tunne, et nagu tead oleks sõbrad juba, et alati ootab sind kuidagi? Või tihti me kohtume? Me kohtume tihti, ma ei ütleks, et me nüüd sõbrad oleme, sest ikkagi metsloomaga sõbraks ei saa, võib-olla siis, kui ma nendele nänni viiksin, aga ma põhimõtteliselt ei ole loomadele midagi viinud, et see on nagu teadlik valik selles suhtes, et nad peavad ise hakkama saama. See, kui mina neil ühe korra viin, see neid ei päästa. Jah, kodulinnud, kes mul seal aias on, nendele ma ikka panen iga päev. Et jah, aga ma olen niuke hasartne inimene ise ja sellepärast mulle meeldib see, kui sa, see on põnevus peab olema asjas sees. Fotograafia, mis võtab nagu ainult loodust või ainult vaateid, need on muidugi fantastilised võimalused meil siin, meie piirkonnas eriti jäädvustada, aga siiski kipub mind sinna looma ja linnu poole rohkem. Jah, piirkonna mõttes sa saad tõesti ju pildistada igat asja. Et suurepärane koht pildistamiseks nagu igasuguseid variante, nii merd, maastiku, loomi. Jah, et ma ju liigun siit ka mujale, et ütleme eelmisest aastast mul on üks sõber, kes ka pildistab ja siis nüüd ma olen käinud ka rohkem kaugemale vaatama, et muidu on nagu siin oma piirkonnas ainult ja siin ma käin üksi ja mulle meeldib see, et aga mujale võib-olla ma pole nii palju pääsenud, aga nüüd ma olen ka üle Eesti rännanud erinevas paigus ja Eesti muidugi fantastiline, Eesti on fantastiline, aga Ida-Virumaa, kui ma postitan ikka Facebookis neid meie piirkonna pilte, siis kõik on ainult vau, et kas tõesti, kas see on võimalik. Martsa, mis koht see siukene on? Ma pole kuulnud kui seda, eks ole. Et selles mõttes on see nagu ma nii-öelda alateadlikult olen teinud meie kohale ka väga palju reklaami. Kuule, aga ma annan sulle idee, et kutsu kõik need fotohuvilised mingile kokkusaamisele Ida-Virumaale. Orgunnime neile ööbimise ja saab ägedaid jäädvustusi ja neile tutvustada Ida-Virumaad. Absoluutselt, ma olen täitsa sellega nõus. Mul on oma fännklubi juba tekkinud sinna. Aga avaldame ka väikse saladuse, et tegelikult me oleme varsti avaldamas sinu rändnäitust ja miks rändnäitust? Sellepärast, et see ongi trükitud sellisele materjalile, et me saaksime seda ka näidata õues, teha selliseid ühepäevaseid pop-up näitusi, panna neid üles ka mõnele kultuurisündmusele siseruumis ja väljas, nii et selles mõttes ta on liikuv näitus ja ma tean, et nii täna on meil 19. mai ja ma tean, et see näitus peaks iga hetk meile jõudma, et ta meie poole teile ta on trükitud, aga sul on kindlasti tuhandeid pilte, mille seas sa nüüd pidid valima need paarkümmend pilti välja, et kuidas see valiku tegemine oli? See on tegelikult väga raske. Esiteks loomulikult, kui sa teed näitust või tehakse sinu fotonäitust ja tahad ikka parimat sinna panna. Aga nad on nii laiali, nad on nii erinevates kohtades ja neid on, ma arvan, juba mitukümmend tuhat, mitte ainult 1000 ja sealt leida midagi on väga raske. Aga millest ma lähtusin seda, et kuna nii palju kui saab, siis nii palju saab. Ehkki sa tegelikult pakkusid välja mul 25 pilti, aga ma ei suutnud vähem kui 42 leida, mida nagu siis trükki saata. Aga lähtusin nagu sellest, et oleks nagu erinevat aastaaega.
ja et oleks neil Indeküla loomi. Ja et oleks ka Toila. Ja Toila. Kõik pildid on tehtud Toilas või Toila ümbruses, tähendab ikkagi meie oma valla pildid. Et muidugi kiusatus oli väga panna Selisood, seepärast et Selisoo on mul üks teine armastus, mida ma tõesti sinna läheks ükskõik mis ajal, et ma käin sinna ikkagi iga kuu ja paari nädala tagant. Aga jah, et kui oli Toila vald, siis oli Toila vald ja meil on siin tohutult palju, muidugi see valaste iseenesest juba igal aastajal, eriti talvine aeg, kõik need jääskulptuurid, mis sinna moodustuvad ja just see oli minust eelmisel aastal, kui ma ei olnud seda jääd, ma mõtlesin, mida asja nüüd, eks ei tulegi sel aastal ja mul 21. veebruar on sünnipäev ja ma läksin sünnipäeva hommikul sinna ja kõik oli jääs, kogu see ilu ja ma olin esimene seal, kes selle peale sai võtta. See oli fantastiline. Nii et teha, seda ma olen arvestanud, aga ka suve, sügis, kevad, et igal aastal on omad võlud ja omad värvid. Ja enamus pilte ikka, kui sa teed, siis ta teed kas hommikul või õhtul, et see hommiku ja õhtu valgus on see, mis köidab, mis ta teeb nagu salapäraseks ja põnevaks. Ja kui sinna lisandub veel udu, et udu on muidugi niuke udu on minu lemmik, eile oli nii minu ilm. Oli, ma käisin ka eile kõik kohad läbi seal. See Pangametsas käisin all seal eile, kus oli see noor roheline loodus seal, sõnajalg, kõik ta olid veel need nupud üleval ka, ta polnud veel täitsa lahti näinud. No erinevad sõnasala sordid ja liigid, et selles mõttes oli seal valikut palju. Ja see on ka imeline koht, kus koos jalutada. Aga kui keegi Alutaguse inimestest kuulab ja tahab Selisoo näitust, siis võite Eerikale kirjutada? Absoluutselt. No igal juhul ma loodan, et paljud Toila valla elanikud, esialgu Toila valla elanikud saavad sellest näitusest osa. Võib-olla see näitus läheb ka hiljem valdadesse külla. Aga kas sul on meeles ka mõnda erakordset hetket, mida sa oled jäädvustanud kogu sinu karjääri jooksul, mis nagu kohe meelde tuleb? Tuli meelde praegu Äike siinsamas Martsa rannas. Head pilti ma sealt ei saanud, aga emotsioon oli võrratu. Ma mäletan, et hakkasin minema, tegin aias tööd, kell oli 2, vaatasin pillud kogunevad, kas lähen või ei lähe. Juhan tuli just ujumast vastu, naabrimees ja ütleb, Eerika, ära mine, sa vaata, mis sealt tuleb. Tõesti, tumesinine peaaegu must pilv oli kerkimas sealt üles. Ma lähen ikka. Ainult nii, kuidas oli ujumus, et sellest käterätik üle õla ja kui ma sinna alla jõudsin, siis oligi järsku nagu öö. Täiesti must, täiesti pime. Ja siis, kui hakkas kallama seda vihma, siis ta lihtsalt tuli sirgjoones ja see vihm oli nagu mõni sein ja siis hakkasid käima need sähvatused merre. Nad käisid sellise raksaka ja sellise raginaga, ikka raksak ja see ragin ja siis ma istusin seal, mulle läinud see käterätik ümber ja ma mõtlesin, kui väetid ja kui väikesed me oleme looduse ees, me pole mitte miski ja kui võimas on see loodus, see vaatepilt oli, see on jäänud mulle meelde, ehkki ma pärast juba lihtsalt tegin pilti sellest, mis merest ja nendest pilvedest, et päris äikesest ma ei saanud, sest minu kaamera nii võimas ei ole, aga see on, mida ma oleks tahtnud, siiani ma tahan äikest pildistada, see on nii kihvt. Täna öösel oli äike? Oli äike, aga ma ei ole endiselt nii head kaamerat endale saanud. Ja siis üleskutse veel kõikidele, kellel on võib-olla võimalus, me mõtleme välja, et kuidas me saame sul ägeda kaamera. Me mingi hea diili kuskilt välja kauplema. Peab mõtlema. Hakkasin mõtlema, et huvitav, et mida see naabri, mis tema nimi oli? Juhan. Naabri Juhan mõtles. No, et kus see Eerika jäi? Jah, et seda, aga eks nad on harjunud sellega, et ma ikka natukese kiiksuga olen ja teen selliseid asju, võib-olla mida kõik tavaliselt ei tee, normaalne inimene sellise ilmaga ju randa ei lähe, aga jah, aga see uudisimu ja see põnevus on mind eluga saatnud ja ma sellest ka saan tohutult adrenaliini tohutult. Tegelikult see on lahe, et sellest ei olnud pettumus, et kurat ei saanudki ühtegi pilti, vaid oli hoopis see, et nii lahe elamus. See oli imeline. Just seda inimese tühisust looduse eest ma tundsin sel hetkel. Võib-olla see ka, et sa näed mõnda looma, aga sa ei saa head pilti, aga see elamus, et ma nägin seda looma. Jah. Aga karu ma nägin. See oli ka, ma arvan, see on ikka fotograafi unistus. Aga mina sain karu, küll mitte siin, meil oli Viru rabas,
aga me olime silmast silma 15 meetri kaugusel. Kas sa olid üksinda? Ma olin üksinda ja Sa ei karu oli kartnud? üksinda. Ma ei oska öelda, mis tunne see oli, aga ilmselt see adrenaliin mu sees ikka toimis, sest ma olin pärast nii näljane, et noh, et ma pidin kohe süüa saama, aga see karu oli võrratu ja see pilt tuli mul ilusti välja. No fotograafid on vaata ka erinevates kategooriates, et amatöörid, vabakutselistest kuni profideni, et kuhu sina ennast liigitad? No ma pean ikka ennast amatööriks, ma arvan, et ma ei ole mingisugune proff ja no profi jaoks on esiteks vaja juba profide kaamerad. Minul on võetud selline kompaktkaamera, mida ma olen arvestanud, ma lihtsalt palusin soovitada inimestel. Mul täditütar on tuttava fotograafiga, kes ta ütles, et minule sobiks nagu see kõige rohkem. See on Nikon kaamera, kompaktkaamera, see, et ta zoomib kaugemale, et tal on 125 korda nagu zoomi, et just, et kui ma loomi pildistan, et siis ma saaks neid lähemale endale tuua, et kõndimisega loomadeni ei jõua ja ütleme, et ma läheksin praegu oma vanuses ka kusagile sinna metsa 24 tundi istuma, ehkki ma olen ka ööpäeva olnud soos näiteks, aga see nagu ei ole nii reaalne, aga see on mul praegu, ta on praktiline mulle ja sellepärast jah, et ta on niisugune nagu ta on ja sellega ma praegu lepin ja sellega ma ka pilti teen. Fotograafia nõuab väga palju kannatlikkust, et kui mitu varahommikut sa oled nõus järjest ärkama, et saada ideaalne kaader? Kas sa ärkad iga hommik kell 5 fotograafia pärast või sa lihtsalt ärkad kell 5? Et ta on ilmselt 2 asja ühes. Et ma ei pane kunagi kella helisema, aga minu bioloogiline rütm juba toimib nii, et ma tahan sinna päikese tõusuks jõuda ja see on harva, kui ma ärkan niimoodi, et ma ei jõua sinna. Ja kui ma tean, et ilma ei ole ja vihma sajab, et siis ei ole nagu mõtet, aga üldiselt jah, ma enamus küll, kui ütleme 10-8 ma ikka käin. Kuigi mingi vihm ei heiduta ilmselt, ma arvan. Ei, absoluutselt mitte. Ja, aga kahjuks vihmaloomi väga vähe on küll ja nad istuvad peidus kuskil. Aga mina lähen ikka. No fotograafia nõuab kannatlikkust on, aga mida ta veel nõuab? Ma arvan, ta nõuab ikkagi silma. Seda, et sa oskad sealt sellest suurest leida selle pisikese, mis sa tahad ja et see nagu sobiks, et ma ei ole ju õppinud fotograafiat, mingisuguse ringis ma käisin, et mõned sõbrad on natukese mind juhendanud, et kuidas teha ja mis, et ka programmi kasutan töötluseks, aga ilmselt mingisugune vaist peab olema, seepärast, et mulle on öeldud, et ma oskan nagu seda tabada ja seda kompat paika panna, et nii nad on mulle öelnud, aga jah. Aga paistab, et see toimib. Et selles mõttes on hea. Kas sa mäletad, et meil oli sinu esimene näitus, et mina ausalt öeldes guugeldasin ja vaatasin, et 2016 toimus üks sinu näitus Jõhvi Keskraamatukogus ja siis ma vaatasin, et minu vanaisa on ka pildi peal. Minu vanaisa on Lembit Pukk. On ka. Eile vanaisa rääkisin. Et kas sa mäletad, mille su esimene näitus oli? See oli päris kaua aega tagasi. See oli küll juba aega, ma töötasin siis vist veel Puruhaiglas, jah. Ma töötasin Puruhaiglas, siis ma ka juba pilte tegin, omast arust olid juba pole viga ja lubati ülesse ka riputada. Minu meelest minu esimene näitus oli Kohtla-Järvel seal all vestipüülis. Et ma olin vist siis volikogu liige, võib-olla sellepärast lubati mul rohkem oma pilte panna, ma ei tea, aga igal juhul mul anti see ruum ja ma riputasin sinna ja ma avasin selle näituse ja nagu tehakse ja hiljem on mul olnud meditsiinikoolis, ma panin näituse üles ja on olnud siis ka Puruhaiglas ja siis raamatukogudes on mul tulnud inimesed vastu, et teinud ka sellist rändnäitust nagu. Et see on nüüd juba päris mitu korda on ka just nimelt Jõhvi raamatukogus, Jõhvi Keskraamatukogus, et
et seal on nüüd Tiia Linnart, kes nagu seda koordineerib ja teeb ja siis no, teeme ära. No ja tegimegi ära. Et seal on olnud vist 2 korral. Ja siis nad on nii kenad, et ma küll avan näituse, aga nad siis toimetavad ise edasi. Et selles mõttes on hea. Et mul on hea, et ma tegin kulutuse, ma tegin need pildid ja nad said sinna üles pandud, aga nemad juba siis pidasid nagu seda järge, et mis raamatukokku edasi. Et vallad on nad kõik läbi käinud, et ta on ka siin on, ka Toila vallas on olnud ka. Ja see on olla selle vallavalitsuse majas, mis on seal on ka olnud, on mul näitus. Ja Vokas on olnud raamatukogus näitus ja nii et need näitusi on olnud, nagu ma oleks ei tea mis suur fotograaf, aga võib-olla et ma olen lihtsalt nii agar ja hakkaja, et võib-olla selle pärast. Aga mis hetkel sa hakkasid Facebooki pilti üles panema ja milline tagasiside sealt tuli? Või tuleb siiamaani täna iga päev? Tuleb ikka jah, et Facebooki ma hakkasin panema siis, kui ma tegelikult juba nagu Alutaguse hoolekeskuses tegevuse lõpetasin ja jäin nagu siis nagu pensionile. Et mul jäi küll siis veel oma osaühing Koduõendus ja sellega ma toimetasin, aga seal ma olin juhatuse liige ja siis mul ei olnud nagu otseselt, ma ei pidanud pidevalt iga päev kuskil olema, et mul oli juba võimalus ka siis liikuda. Et jah, ma arvan, et kuskil mingisugune võib-olla 7-8 aastat ma olen juba niimoodi teinud, toimetanud juba. Et vaadanud kuhu, et ma ei teadnud ka kuhu või mis, aga siis vaatasin, et seal on niisugune grupp ja sealt nagu läks nagu vähe edasi, et aga praegult ma regulaarselt iga päev postitan praktiliselt 2-3 pilti looduse sõpradesse ja looduse pildipanka. Seal on veel looduse fotohuvilised ja muud asjad seal, aga aiaellu olen ka pannud ja aiaellu ma panen siis, kui mul on hirmus nälg laikide järele. et mõnikord siiski, kõik ütlevad, mis see laik ikka on, aga kui ma pühendun sellele tegevusele ja kui ma pühendan selle jäägitult ja ma loon midagi ja kui see kellelegi korda läheb, et see ongi nagu see, ta võimendab või nagu innustab mind tegevusele edasi. Et seetõttu ma arvan, laik on ikka väga, et seal on, ma küll ei pane nii tihti, aga kui ma panen, siis ma panen sellised, mis mulle tundub, et väga head pildid on. Ja siis ma olen sealt tohutult hästi saanud tagasi sidet inimestelt ja eks neid on palju, kes mind teavad ja tunnevad juba, et mina neid ei tea, aga nimede järgi ma juba ka tunnen, et seal ikka on ikka 2500 laiki ja niimoodi ühe pildi peale, et seda on ikka palju. Loodussõpradest nii palju ei saa, aga igal pool on mul oma fänklubi välja kukunud, ma näen, et nad ootavad, nad ütlevad ise ka, et nad ootavad mu pilte või millal sa ma kalendri teed või millal sa raamatu välja teed või millal sa näituse teed, et niimoodi. Need inimesed, keda ma pole kunagi näinud, ma ei tea, kes nad on, eks ma nime tean ja nii palju kui see pilti. Nii et see on mind vallutanud, fotograafia on mind vallutanud, kas mind saab nüüd nii peenelt loodusfotograafiks nimetada, aga mingil tasemel jah, oma tasemel ma olen ikka ja ma teen seda. Väga tore, et need laikid motiveerivad. Kas on veel midagi, mis on sellised asjad, et kui sa tunned motivatsioon kuidagi hakkab ära kaduma natukene, mis sinu energiataset tõstab uuesti? Suhtlus sõpradega. Ka kaugete sõpradega. Et ma olin ka väga kaua aega, nagu mul kirjasõprade klubi oli olemas Iirimaal ja ma leidsin sealt omale kirjasõpru, kellega ma olin pikalt kirjavahetuses ja need olid 14 sõpra erinevatelt maadelt, ja mul on nendest osa veel praegu alles jäänud ja kellega me ka sel moel ma õppisin muideks inglise keelt nii palju, kui mul vaja on, ma saan sellega hakkama, et just kirjavahetuses, et jah, käin reisidel, see on see, aga kõige rohkem on ikkagi looduses, kui ma lähen, see on kõige parem, eks tuju on ikka nii, et mõnikord on ta parem, mõnikord on halvem. Aga üldiselt ma olen selline optimistlik inimene ja natuke rõõmsameelne, et see kindlasti tuleb kasuks. Kas sul on täna kirjasõpru paberkandjal? Mul on kirjasõpru veel on, mul on kirjasõber ja on üks Aud Tielta, ta on Norras ja temaga me saime tuttavaks niimoodi, et ma siis olin Kohtla-Järve meditsiinikooli direktori KT ja tema oli sealt Norrast ja siis me tegime ühisprojekte, kus siis said meie lapsed minna sinna praktikale Norrasse. Et ta oli siis hooldushaigla juht seal.
ja mul on olemas Inglismaal kirjasõbranna Patricia Brennan, kes elab Londonis 70 miili ja kelle juures me oleme ka käinud ja omavahel suhelda siiani. Nad on mõlemad ka minu Facebooki sõbrad, kes mu pilte käivad vaatamas ikka. Aga kirjutate ikkagi kirjadel? Jah, kirjadel ka kirjutame, jah. Aga siis mul olid mul kõige huvitav üks hetk oli selline, et see oli Pariisist üks Gérard de Paul, niisugune nimi oli, ja tema tegeles mingisuguse filmindusega. Aga siis me temaga kirjutasime ka, aga kuna temal oli võõras inglise keel ja minule ka, siis me niimoodi omavahel ikka saime hakkama. Ja siis me olime juba üle aasta nagu kirjutanud ja siis ta saatis mulle niisuguse tänukirja ja siis tänukaardi, et Erika, ma olen sulle nii tänulik, et tänu sinule ma saan nüüd 5% palka juurde, et mu inglise keel on nii palju paranenud. 2% sulle. 5, jah. Et selline vahva asi oli, jah. Nii et, või siis, kui ma näiteks Ameerikasse kirjutan, eks ole, seal oli Idahost, mul üks kirjasõbranna ja Pennsylvaniast ka oli. Et kui ma vabandan, et ma väga vabandan, et mul on kirja, niisugune kirjad vead ja kõik, et ma ei oskagi ikkagi. Siis nende vastus on niimoodi, et Erika, me oleme nii õnnelikud, et sa oskad inglise keelt. Et me oleme inglased ja sina oskad ju veel vene keelt ka, aga me ei oska ju mitte midagi peale inglise keele. Me oleme nii tänulikud, et sa meiega kirjutad ja siis see, et sa teevad, see pole üldse oluline. Et on huvitav inimesi, on maailmas palju ja suhelda nendega on tore, aga kõik on minust jäänud nagu, nad jäänud sõpradeks siiani, et ükskõik mis ajal võtad ühendust ja külastanud oleme ka mitu korda, nii nemad siin kui mina seal. Kuule, aga milline fotograaf sa oled? Kas sa oled pigem selline klõps ja klõps ja klõps või sa oled siuke, et näiteks kui mulle mingi vaatepilt meeldib, ma teen 100 pilti ja siis sellest 100 võib-olla õnnestub, ma ei tea, mis number siis, X number? Et kindlasti üks plõks kohe ei tule välja, ehk väga harva võib-olla juhtub niimoodi, aga enamasti ikkagi sa võtad, näiteks kui on mingisugune liikuvam objekt, eks ole, on loom või lind, siis sa lihtsalt pead kasutama selle juhuse ja ära ja nii kaua ta sul laseb ennast pildistada. Aga muidu looduses, kui sa võtad mingit maastikupilti, siis sa ikkagi nagu vaatad ja sätid aga siis teed ka ikkagi mitu kaadrit järjesti, et ikkagi nendest valid. No mitte üks, et võib-olla mitte 100, aga mitukümmend kindlasti teed. Aga kuidas on ikkagi võimalik, et see on nii paljude loomade kogu aeg kokku sa tuled vaheval, mul on siuke tunne, et kas sa eladki metsas või? Et mõni päev tuleb nagu 3 pilti näiteks erinevatest loomadest, jänesed, ma ei tea, põdrad, linnud. Jah, ega ma võib öelda niimoodi, et ma elangi metsas ja et selline inimene, nagu mul on olnud väga suhtleja ja inimkeskne inimene, terve elu ma olen olnud selline inimeste keskel ja kogu minu tee on olnud seotud inimestega, nende aitamisega, nendega toimetamisega ja nüüd ma olen lihtsalt metsas. Et miks ma siia Martsa tahtsin tulla, et ilmselt see ongi see, et kui sa üle küllastud suhtlemisest, siis sa tunned vajadust olla omaette. Ja siis sa nagu sellises vanuses, nagu mina praegu ja looduse keskel, sa oskad seda hinnata. Et kui sa oled noor ja tormakas ja sul on miljon muud asja teha, sa pöörad sellele vähem tähelepanu. Jah, hetkeks sa jääd korraks pidama ja vaatad ja sulle meeldib see. Aga praegu ma hindan seda ja see on selle väärtus on nii suur, et ma näiteks ka kui kõnin seal Selisoos või olen hommikul päikesetõusul, siis ma mõtlen, issand jumal, kõik magavad. Mul on nii kahju neist inimestest, et nad magavad maha kõige ilusamad hetked elus, et nad ei näe seda. Ja siis ka nad ütleme, kui ma postitan, siis nad on väga tänulikud, et ma postitan. Aga läbi selle nad näevadki? Nad näevad läbi selle ja ma olen ka aru saanud, et seal on väga palju inimesi, kes sellel on näiteks liikumispuue või nad ei pääse nagu liikuma, et siis nad ootavadki neid minu pilte ja läbi selle nad nagu elavadki. Ja siis ma isegi olen mõelnud, et see minu aitamise missioon nagu jätkub ka siin fotograafias ja need asjad, mis ma olen teinud, nad on kõik minu juurde ise tulnud. Ma ei ole need kuskilt otsinud ja ma saan inimesi ka sellisel moel aidata, et ma näid neile pildi ja nad saavad sealt omale elamuse nii hingele kui ka südamele. Aga mis su sõnum on siis täna tormakatele noortele? Tormaku edasi, absoluutselt. See on aeg, kus peab tormama, et ma tegin ka kõik asju, mis ette juhtusid ja mis ei juhtunud, siis ma ikkagi tormasin ikkagi, et see, ma arvan, see on väga oluline, see ongi aeg,
aga vot võib-olla see, et olla minu jaoks on kõige niisugune motiiv olnud, et sa pead olema õiglane elus, et ükskõik kui millal sa oled, et sa pead hoolima inimesest ja sa pead olema õiglane, et kõik asjad, mis toimuvad, peavad olema ausad ja õiglased. Ja kui nad toimuvad nende asjade raames, noored, et siis ongi kõik korras. Ja ikkagi ma soovin kõikidele noortele avastamisrõõmu, sest see on selline asi, et kui sa oled igapäevases rutiinis, sa pead sellest välja saama, et ise ennast tasakaalustada. Sest tihti on igasugused kriise, noortel on kõik see ülemineku ja kriisi, täiskasvanutel ülemineku, noortel on siis teismelise ja kriisid, kus on vaja nagu tuge või asja, siis vot sellist saab tohutult tuge ja tohutult energiat saab loodusest ja ka pildistamisest või ükskõik, mis huviala kellelgi on. Peaasi, et sa teed seda hingega. Kui sa sinna sisse sukeldud, siis sa saad selle, mis sa sinna pühendad ja kulutad. Kui me räägime tormakusest, siis kas sina oled kogenud läbipõlemist? Olen läbipõlemist tundnud ja kõige rohkem ma olen tundnud seda just siis, kui ma viimasel ajal töötasin Mäetaguse hoolekeskuses, Alutaguse hoolekeskuses. Et kuna minu elu on ju olnud sündidega ja inimeste vastuvõtmisega ilma kodanike siia, ilma, et ma sünnitusmajas ämmaemandan olen ju üle 25 aasta töötanud. Et see on nagu selline elu. See on ellu kutsumine, ehk siis see sünd, eks ole ju. Ja seal oli see hetk, kus inimesed nagu oma elukaare lõpetasid ehk nad olid valmis nagu elust lahkuma. Et seda oli alguses väga raske vaadata ja tunda, sest et ma ei ole selline inimene, kes ainult vaatab, ma lasen selle läbi enda alati, et see empaatia võime ja see nagu ise endale nagu piiri, see kaitsepiiri seadmine on minu jaoks olnud raske ja seal ma mõnikord tundsin. Et kui probleeme on, et mul oli ikkagi 50 alluvat, üle 50 alluva, kes mul töötasid, eks ole ju, kõik 104 olid neid patsiente ja samal ajal ja siis veel kõikide nende patsientide siis vanemad ja lapsed ja omaksed ja ikka kõigil seal juhtub ikka midagi, et ühesõnaga see oli väga raske hetk ja moment, aga ei, ma sain selle tööle ja see toimib ilusasti ja oma 5 aastat, mis ma sinna pühendasin, see oli jälle väljakutse ja mõtleks minu sõbranna Aud Norrast, temaga koos me tegime, tema mind torkis kogu aeg, no tee see projekt, Eerike, no tee see projekt, ma ei viitsi enam teha, ma ei taha enam teha, no tee ikka, tema tahab Ida-Virumaale pühendada, tema tahab, et Ida-Virumaal läheks kõik hästi. Ja nii ma siis tegin ja tema oli nõus siis olema mulle partneriks sealt Norra poolt. Ehk siis see projekt oligi siis niimoodi, et siis siit inimesed, kelle ma välja koolitasin töötamaks sellesse asutusse, nad said ka praktika veeta ja kohal käia Norras ja vaadata seal seda elu. Ja pärast siis Norrast ma tõin inimese, kes õpetas neid ja neid kõik asju kasutama nii, kuidas Norras kasutatakse, sest seal on parem hooldus üldse, mis on. Nii et, jah. Ma tulen korraks tagasi ikkagi loomade juurde, et kas on mõni selline loom või lind, keda sa tahaks pildistada, aga kes ei ole veel sinu teele sattunud? Jah, on sattunud, aga pole saanud pildistada. Ma olen muidugi kullilised on äärmiselt huvitavad ja meil on neid siin. Ma olen konnakotkat näinud, merekotkast näinud, kalakotkast näinud, erinevaid siis pistrikuid. Aga jäälindu, Lea Rand kuskil kirjutas Facebookis, et temal, et Pokatiigis on see jäälind ja nüüd ma olen seda jäälindu käinud seal siis passimas ka mõned korrad. Ma isegi nägin ka ükskord, ta läks veepinnalt midagi üldasenukas, et jäälindu tahaks küll ja Põlvamaal ma olen ka jäälindu näinud, aga kuidagi ma pildi peale ei ole saanud. Kuidas sinu südamesse ikkagi siis see meditsiin jõudis, et klouni unistusest arsti unistuseks on ju? Kuidas see arsti unistus tuli? Ma arvan, et see arsti unistus ongi võib-olla see, et see minul on sisse kodeeritud nagu see aitamise soov. Et alateadlikult ma võtsin seda aitamist nagu jah, et iga arst nagu aitab. Aga kus see tuli see alateadlik soov? See pidi kuskilt tulema? Ma ei tea isegi kus kohast. Kas äkki lapsepõlves, äkki keegi ema, isa on ka seotud sellise? Ei ole, ei. See on ikkagi see aitamise soov. See on olnud mul, alati on olnud see mul olemas. Ma mäletan, ma elustasin ühte meest, ma ei olnud siis veel õppinud üldse meditsiini.
ta juba ma teadsin juba, et ta on surnud, aga ma ikkagi proovisin. See oli lihtsalt noor tüdruk, 20-aastane ja hüppasin sinna ligi, ta kukkus pikali, ma hakkasin elustama ja pumpasin teda seal. Pärast siis ma kusagilt sain teada, et keegi oli näinud, et üks noor tüdruk hüppas ja tegi ja ma kamadasin sinna neid kiirabisid ja värke kohale, aga teda ei saanud elustada. Aga võib-olla sealt see tuligi? Võib-olla ei, ma siis juba nagu seal, siis mul oli juba nagu see mõte olemas. Siis ma töötasin kõrgepinge võrkudes juba, siis me olime oma abikaasa Maniga, me olime nagu tuttavad juba, et aga siis mul see plaan juba oli ja et ma ei oskagi öelda, mis asi on. Meditsiin ja fotograafia, kas lihtsam on inimestega või loomadega? Ma arvan, et nad on 50-50. Et kui sa tahad midagi teha, ükskõik mis asi see on, inimestega töö ei ole kerge. Inimestega töö on, sest inimestega tekivad alati probleemid. Et kui sa oled ka juht näiteks ja sul on alluvad, eks ole, kes teevad tegema tööd ja ma olen alati hinnanud igat inimest eraldi. Mul ei ole olnud sellist asja, et üks on madalama positsiooniga, teine kõrgema. Minu jaoks olid kõik võrdsed. Ma ise Puru haiglas, kui olin ülemajana, siis ma ütlesin ka alati, et peaarstist kuni keldrikorruseni, kus olid elektrikud ja puusepad, minu jaoks on kõik inimesed võrdsed. Et seetõttu ma olen tahtnud teha, et kui ma teen õiglaselt. Ja sealt peale on ta niimoodi läinud. Ma ikkagi väärtustan igat inimest ja pean lugu. Just sellisena, nagu ta on, et minu meelest iga inimene on seda väärt. Aga loomade puhul ma näen seda et on kahju, näiteks kui rebane jookseb, on muti kätte saanud ja viib oma lastele söögiks, eks ole, aga see on jälle see ring, mis toimib ja ma võtan seda teadlikult, sest bioloogia on olnud üks huvitavamaid asju ja psühholoogia on minu jaoks ka üks huvitavaid asju, aga see ongi nende eksistents ja samuti ka tarbime meie, et ma ei ole taimetoitlane, et ma ikkagi tarbin ka liha ja inimesed on samamoodi, nad elavad ja et oluline on see, et nad ei tarbiks üle, et minule näiteks piisab praegu väga vähesest, et tegelikult elus ongi vaja sul väga vähe, et pole mõtet kuhjata mitmeid korruseid majadele või kõige uhkemaid autosid või kõik, et tegelikult mina näen praegu, kui minul on see asi, mis mulle meeldib ja kui mul on kütust selles autopaagis siis ja ma saan ühte, teist ja kolmandat näha, mida ma tahan, ma lähen sinna, ma näen seda, mulle täiesti sellest piisab ja mul on soe tuba talvel, kütan puudega, tassin neid sinna. Kõik on mõnus ja süüa ka, kui palju sa siis sööd ikka, eks ole, ühte, teist, kolmandat ja mis sa selga paned, eks ole, minu lapsed kasvasid ka kaltsupoe riietega, eks ole, ja ma leidsin, et need on kvaliteedid palju paremad, kui need meil olid, mis poes müügil. Et see taaskasutus ja ma arvan, et see on täiesti mõistlik ja normaalne asi, pole mõtet tühja, kui prügimägesid vaatad, mis toimib, see on kole. Kahju, et on sellele poele pandud ju kole nimi Kaltsukas. Kui tegelikult väga häid asju saada. Jah, aga mind ei häiri see. Mind ka ei häiri, ma kirjutan 2 käega sinu mõttedele alla, et tegelikult inimestel on kõik olemas, et olla päriselt õnnelik. Kui sa oled terve, kui sul on kodu, kui sul on süüa, kui sul on töö ka, siis sul ei olegi vaja neid asju, et need asjad sind õnnelikuks teevad, et õnnelik tuleb lihtsalt olla enda sees. Ja just see, et sa ei tee, minu jaoks ei ole olnud kunagi probleem, kas ma räägin praegu sinuga, ma räägin mõne lapsega, ma räägin kellegiga kusagilt mujalt või ma räägin Juhan Partsiga, kes oli, ma olin kunagi ka selles Res Publicas erakonnas, näiteks helistan ja ütlen oma arvamuse välja kohe nii ja nii, et minu jaoks on nad kõik võrdsed inimesed ja seetõttu mul ei ole sellist kompleksi, et ma peaksin, ma nüüd tulen sinna juurde, ma pean olema selline või teistsugune, ma olengi selline, nagu ma olen ja ma olen selline igal pool ja seda ma olen olnud terve elu ja ma ütlen, et see ei ole halb variant olnud, et ma soovitan kõigile olla ise, et see ongi unikaalne, see on iga inimene ja tema sisemus on unikaalne ja seda tasubki hinnata. Sellele kirjutan ka 2 käega alla, et mina arvan ka, et mina olen kõigiga mina. Mul ei ole maske, et sinuga ma olen selline, nüüd teisi inimesega ma olen selline, et ma arvan ka, et see on nagu inimeseks olemise võlu, et olla see, kes sa päriselt oled. Jah,
sest sellist teist ei ole olemas. See ongi sinu kõige suurem rikkus. Ja kui sa oskad seda elus ära kasutada, toimetada, teha neid asju, mis sulle meeldib, see ju arendab sind süviti. Et kes see mulle Eerika Praave ütles või? No selge, see on ju Eerika Kruup, et sa ei saagi teistmoodi. Ta peabki et kui ma võtsin selle fotograafia, siis ma olengi selle sees, ma uppun sinna sisse ja ma teen sinna, jäägitult ma teen ennast sinna. Et see jäägitult tegin, et kuidas sa saad, vot sul on see, vot sul on nüüd raha, eks ole. No ma ei tea, palju raha meil vaja on selleks, et ära elada. Ka rohkem ei ole vaja, mõnikord reisil käia. On neid asju vaja, aga kodu ja lapsed ja need, see on kõik sinu enda oma ja sinu oma rikkus ongi see. Meil on sinuga veel üks väga lahe seos tegelikult, et sina olid ämmaemand, kui mina sündisin. No näed sa. Küsisin ema käest üle kohe eile. Aga kuidas sa seda ämmaemand tööd meenutad ja kas sa tead ligikaudselt äkki, et mitu beebit sündis sinu ajal? Jah, see on maailma ilusaim elukutse. Et see on, ma lõpetasin tegelikult Üvelskrina, aga tööle ma hakkasin ämmaemandana. Ja see oli Puru haiglas ja see on imeline asi. Et seda ma tegin ka jälle nii, et jäägitult, et ma ei saanud hommikul koju minna, kui minu naine, kellega me terve öö olime maadelnud ja valudega toime tulemas, et ta nüüd kellegi teise sünnitab. Ma tihti peale jäin poolde päeva veel järgmisesse ka, et oma naised saaks ära sünnitatud ikka ise, et me saame ise ka hakkama. Sest tekib kahe inimese vahel tugev seos. Usaldusseos, jah. Et see on see, et ta usaldab mind. Ja et kui ta nüüd tuleb uus inimene, ta peab hakkama sellel hetkel, kui ta juba tegelikult nullist peale, et see on väga raske. Ja seetõttu et võib-olla ka, et kui ma olen teinud seda ka südamega, et võib-olla see siis mul on õnnestunud, et ma olen ka, ütleme, nendelt inimesed, kes on juba mitukümmend aastat tagasi olnud minu juures ja kelnud, ja lapsed ma olen saanud ka positiivset tagasisidet. Et võib-olla see, isegi ma mõtlen, see positiivne tagasiside on mulle elus olnud väga palju, sest siis ma saan nagu edasi minna, et ma tunnen, kui ma olen teinud õigeid asju. Et see on nagu üks suur asi, kui sa teed, et sinuga ollakse rahul. Et selles mõttes mitte ainult, et rahul, et sa oled teinud niimoodi, et sellel inimesel on olnud parem ja kergem. Et sünnitus on just see protsess, kus inimesed võtavad ette neid teekondi sinna majja, kes 1, kes 2, kes 3, aga oli ka sellised, kes oli 14 korda käinud, eks ole. Ja 14 korda ei tarvitsenud olla kõige kergem see variant, et võis ka vastupidi olla. Ei, aga see oli imeline asi. See oli imeline asi, kui sa võtad vastu ja puudutad esimesena uut elmakodanikku. Ja see tänutunne, mis sa näed inimeselt, kes selle nagu saab oma lapse sina kõhu peale ja rinnale esimest korda, et see tänutunne on ka tohutult palju. Et võib-olla ka see on mind hoidnudki positiivsena, et ma olen seda saanud inimestelt tagasi. Et mul ei ole endast olnud kahju anda nendele, aga nemad annavad ka mulle sellega tagasi. Energia liikumine, just nimelt positiivse energia liikumine väga tähtis. No kui me juba energiast räägime, siis kas on ka nii, et sellise negatiivse või halva energiaga inimene või madala energiaga inimene tõmbab sinu energia ka kohe alla? Ta pikka peale mõjub küll. See toimub ikkagi, energiavahetus toimub ja ta on vastastikune. Et kui pikka aega see on kestnud, siis ta kindlasti tõmbab alla. Aga peab oskama ennast kaitsta. Ma väga, väga hästi ei oska vaatamata sellele, et minu elukutsed on nõudnud, et ma peaksin oskama hästi nagu seda ise ennast kaitsta. Mulle meeldib mõelda nii, et mõned inimesed lihtsalt ei ole minu jaoks. Et ei olegi minu inimesed, me lihtsalt ei sobi kuidagi. Aga ta niimoodi tulebki elus välja. Ja see tuleb kuidagi suhtluse käigus niimoodi välja, et sa tõmbadki nagu tagasi. Aga õnneks on väga palju minu inimesi minu ümber. Jah, absoluutselt. Tasakaal on täiesti. Ja see laul on fantastiline, see minu inimesed. Et kui sa küsisid, kui palju, siis ma arvan, need on umbes 5000 ilmakodanikku mul vastu võetud siin Ida-Virumaal. No tore siis rõõm tutvuda. Aga räägi sellest ka, et mis on MTÜ Aita abivajajat? MTÜ abivajajat oli jälle minu idee ja põnevus midagi teha, et ta oli, miks ma ta lõin, ta oli selline, ma sain kirjutada sealt alt projekte.
et ma olin kunagi ka suur projektikirjutaja. Millega see MTÜ tegeleb? Et põhiliselt olid need projektid, millega mina tegin, olid noorte siis vahelised suhted, seksuaalkasvatus, aga ta oli ka äärest ääreni, olid ka eakate inimeste probleemidega toimetulek, teadvustamine, kuidas ise endaga hakkama saada. Ja sealt ma selliseid projekte nagu kirjutasingi. Ja siis kas loenguid noortele koolides, siis kokkusaamisi, suhteid, kuidas arendada, et see on selline noorte piir, aga vanematel samamoodi, ta oli väga palju oli seal loenguvormis asju. Või siis nagu puhkelaagrite korraldamine lastele näiteks, noortele. Aga kui aktiivselt see MTÜ täna tegutseb? No minu need nii MTÜ kui OÜ on nagu hääbumas selles mõttes, et ma olen 72. Ei ütleks, jah. Aga mingil ajal lihtsalt sa pead laskma lõdvemale. Et ma ei kirjuta enam projekte. Võib-olla sa lihtsalt paned rohkem energiat nendesse asjadesse, mis siin rohkem kõnetavad täna? Jah, et ma olengi pühendanud, ma teen praegu neid asju, mis mulle meeldivad ja mida ma ajapuudusel ei ole saanud varem teha. Aga MTÜ alt oli mul veel ka see, et tegelikult sealt koorus välja, MTÜ alt koorus ka välja minu tegelikult osaühing, koduõendus. Et see oli esimene projekt, kus ma kirjutasin sinna, et aita abivajajat, ehk siis see oli ka nagu kodus aidata inimesi. Ehk siis ma töötasin haiglas üle Mäena ja ma tegin ka väikese uurimuse näiteks patsientide puhul, kes läksid haiglas koju, et kuidas nad ise toime tulevad. Seda teenust Eestis polnud üldse olemas veel siis. Ja mina tegin ta niimoodi, et ma tegin selle väikse uuringu ja ma nägin, et seal oli üle 50% oli neid inimesi, kes ütlesid, et nad vajaksid veel abi ka kodus. Ja siis selle põhjal ma tegin selle projekti ja sealt kaudu tuligi siis pärast juba koduõendus. No sa rääkisid, et sulle meeldivad väga erinevad asjad, sa võtad need ette lõpuni, et kas on veel mõni selline valdkond, mille poole tahaksid püüelda või mis huvi pakub ja mida sa tahaksid avastada enda jaoks? Mis mulle on kunagi meeldinud, on mulle meeldinud siis bioloogia on väga siukene huvi, aga ta on väga lähedane ka loodusega, eks ole ju. Ja siis ka ma ei oska öelda, mis veel kõige rohkem on. Ma arvan, ikkagi on, ma olen ikkagi oma põhilised asjad, mida ma olen teinud neid asju, mis mulle on meeldinud. Ja praegu ma ei võtagi rohkemat ette, kui mul on lapsed, ma nende peale ka suht vähe nagu kulutan aega ja võib-olla lapsed mulle ka ei olnud alguses nõus, et ma nii süvalt selle fotograafiaga tegelen. Aga ma tegin ka nendele selgeks, et ma olen veel täisjõus inimene ja et ma ei ole ainult vanaema, et mul on veel palju huvitavaid asju ka ja kui on vaja, siis ma olen ka vanaema ja hinges olen ma kogu aeg vanaema. Aga sa oled palju parem vanaema, kui sa oled õnnelik vanaema? Jah, ma usun ka, seda ma olen ka neile öelnud seda, et kas teile meeldiks see, kui ma vanuses vaataks ainult aknast välja või söödaks tuvisi, viskaks neile aknast midagi, eks ole. Või ma tõuseksin hommikul kell 5 ja läheksin pildistama, saaksin sellega kellelegi rõõmu teha ka teile. Ja ma pean ütlema, et nii Hannes kui Lauri on sellega leppinud. Nad on leppinud ja ka lapselapsed vaatavad nii vana, et kas sa nüüd võtsid selle, vana, kas sa võtsid nüüd selle kaamera, kas me nüüd läheme, kuhu me nüüd läheme. Ja Mattiasele ma oma vanema kaameraga ikka, ma ei andnud talle kätte, aga ta on minu juures olemas ja ta on laetud, kui me läheme näiteks parki ja vana lähme nüüd oravaid pildistama. Et ehk tal on ka see säde tulemas sees, ma loodan vähemalt, et ma olen alati pannud tähele seda, et sa võid inimestele rääkida õpetussõnu ja koolituste käigus väga palju, lastele eriti, aga nad õpivad ikkagi sinu tegude järgi. Mis sulle peale selle looduses olemise ja fotograafia veel nagu annab inspiratsiooni ja energiat? Ja peale inimeste? Kas on midagi veel sellist, mis... No, tegelikult ka aiatöö on selline, mis mul on ka meeldinud. See, et sa paned neid lilli ja kui nad õitsavad, eriti rohkem mulle meeldivad just kevadlilled praegu, kui see on nende õitsemise tipp. Et see on kindlasti see üks asi ka, mis mulle meeldib, aga lugemine muidugi mulle meeldib ka, et teaduskirjandust ma enam ei taha lugeda. Et mulle see Tartu Ülikooli aeg ja magistritöö tegemise aeg veel
2006. ma kaitsesin magistrikraadi ära, kus ma pidin seda tegema inglisekeelse kirjanduse baasil, et vaat sealt peale mul on, ma enam ei taha seda akadeemilist millist lugemist sa naudid? Ma naudin armastust ja krimminulle. Need on väga 2 põnev. asja. Jah, need on sellised asjad, mis panevad sul ikka pulsi lööma ja tunded ja armastus on kõige ilusam asi, seda ma soovin igale inimesele, et armastus on see, mis teeb inimesed suureks nii seesmiselt kui väliselt ja annab jõudu. Kas sa saad enda kohta öelda, et sa oled julge naine? Ma arvan, et saan. Mul tuleb kohe meelde, kuidas ühel promenaadil kuidagi moodi juhtus niimoodi, et sa olid koos Koit Toomega laval ja laulsid. Et kas sa mäletad, kuidas see juhtus? Jaa, mäletan küll, jah. Mina küll ei mäleta, ma ei tea, kus ma siis olin, tormasin ringi kuskil ilmselt. Et see Koit Toome, mis laul see nüüd oli, mida ta laulis? Kondori lend, jah. Ja siis, et mis maarahva laul see nüüd on, eks ole? Sa võitsid mingisuguse? Mul oli, ja minul oli kohe meeles ja ma hästi kõva häälega kaursin Peru. ja siis ta ütles, et siis mul on nagu mingisugune preemia sellest saada ja siis kutsus sinna lava äärde, et ja preemiaks on järgmine laul koos meiega laulda. Ja nii ma siis läksin ja laulsin selle asja seal ära, aga nendega koos nii palju, kui mul meeles oli neid sõnu. Jah. Väga tore lugu. Jah. Aga millisena sina näed Ida-Virumaal ja Toilat? Mina nägin juba 20 aastat tagasi, et turism on meie piirkonnas äärmiselt edasiviiv jõud ja sellega peab tegelema. Ja mul on hea meel, et seda paralleelselt ma näen, et sellega toimetatakse ja tehakse. Sest ma arvan, et Toila on Ida-Virumaa pärl. Siin ei ole midagi öelda, midagi pole vastu panna, et lihtsalt ta on. Ja seetõttu seda, mis on, seda peab hoidma, seda peab arendama, aga kindlasti mitte unustama ära inimesi. See on tähtis, et kõige muu arengu kõrval peavad saama võimaluse areneda ka inimesed. Et see ongi see, mis hoiab pärast seda asja üleval, mille sa oled loonud. Ja siin on ju tegelikult võimalusi tohutult palju, mida teha. See meri on meil siin minu meelest, ta on veel ka täiesti kasutamata jäetud. Veel meri. Et neid matkaradu on küll tehtud ka. Millest mul on väga kurb? Mul on väga kurb, kui ma vaatan, et metsad võetakse maha. Mul pisar tuleb silma ja see sõna otseses mõttes mul süda valutab. Ja ta valutaski mul, kui ma lähen siit, iga kord, kui ma sõidan sealt Martsa tee pealt mööda, kui need metsad on maha võetud, ma tunnen, kuidas mul süda lihtsalt kisub kokku. Et ma mõtlesin, kas niimoodi saadaksegi infarkt, eks ole, et see on teooria, et see on võimalik. Ja see on nii suur valu, et kes võib-olla iga päev seda nagu ei pane tähele aga kuna ma olen looduse keskel ja ma tean, et vaat seal elasid varesed on meil küll, neid on igal pool ja need tulevad igal pool välja. Aga ma tean, et seal olid põdrad, eks ole, ja neil pole kuskil olla enam. Ma tean, et seal oli reba, ma tean, et seal olid jänesed, eks ole. Ma neid ei ole. Ja tihti ka nüüd, vaatan, Ilves. Ma tean, et seal ühel reel langis Ilves, et keegi ütles Jõhvi on Ilves. Ma olen kindel, et see on meie Ilves, kes meil oli seal samas Valaste kandis. Et sealt võeti mets maha. Need metsamaha võtjad ütlesid ka, et ta istus langi ääres. See oli tema kodu, mis maha võeti. No ma ei ole selline looduse sõber, et ma olen äärmuslik, et nüüd kõik peab olema ja kõik peab, loomulikult kõik peab majandama normaalselt. Aga lihtsalt niimoodi võtta lihtsalt maha ja need kännud sinna püsti jäävad. Aga inimene käib sealt iga päev mööda ja iga päev saab ta negatiivse emotsiooni. Aga emotsioonid on need, mis hoiavad meid püsti, meile tuju annavad ja positiivsust ja elu ja kõike. Aga arendada siin on jah, kindlasti. Mulle meeldib see noortel see Skypark, mis siin on tehtud. Pumptrack rada. Jah, vot, ma ei oska öelda. Lapsed käivad seal. Jah, lapsed käivad seal ja nad on õnnelikud, et kõiki neid asju on ja Toila parki nüüd ma näen ka ikka tehakse. Mis on mul jälle kurb, ma saan nüüd võimaluse öelda, mis mul on kurb. Kurb on see, et tehakse aed ümber sinna. Ma ei saa enam kai peale minna pildistama päikesetõus oli. Kõige ilusam päikesetõus oli seal. Ma arvan, et kui me lepime nüüd sadamakapitaniga kokku, siis sa saad sinna. Ma nii tahan. Ja teine asi on seal taha, see tagarand ka, kus on seal ma käin kogu aeg lindusid pildistamas. Seal oli eilegi, nüüd on seal pandud see aed ette, aga ma ühe prao leidsin, kus ma läbi pugesin eile, et seal olid luiged, seal oli oma 14 luike, eks ole ju. Seal on sellised, linnud lähevad just sinna, et ma saaks sealt pildistada. Ja mul pisar tuleb silma, kui ma ei saa sinna. No saad ikka, me lepime kokku nii, et saad. Ära muretsa. Aga mis on kõige ilusam paik läbi sinu silmade üldse maailmas või Eestis?
mis mulle teeb, kõige selline säravam ja sihukene, glamuursem minu meelest on Monaco, kus ma käisin. Et seal oli see rahamaailm nii-öelda, et kus ma nägin neid tohutuid miljonäre sõitmas, et uhkete masinate, uhkete daamidega, see on sihukene maailm. Et mis mulle veel nagu on hinge jäänud, on ka tegelikult Filipiinid oli täiesti omamoodi maailm, kus need inimesed esiteks, see loodus, ma nägin, kus ananass kasvab, eks ole, et ma arvasin, et nad kasvavad puu otsas, nad on nagu kapsad põllu peal. Aga ükskõik, kus sa käid, kodu on kõige ilusam ja kõige parem. Ja et mul on alati olnud niimoodi, et kui ma reisile lähen, mulle meeldib reisida, kui ma saan siit juba mingi poole Tallinna tee peale, mul kodu igatsus tuleb juba peale tagasi. Oli vaja sinna reisile minna? Ikka oli vaja, selleks, et teada, et kõige parem koht on siin. Nii ta on. Jah, aga maailmas on väga palju, ma olen väga palju reisinud ja väga palju on ilusat kohtu. Muidugi Norra maa on see, mida ma soovitan kõigile absoluutselt. Seal ma käisin küll võrkpalliturneel esimest korda ja Norras oli nii, et kui me läksime üle nende mägede ja sõitsime mööda nendest fjordidest, siis ma lihtsalt hõikasin, pidage buss kinni, palun pidage buss kinni, sest see Keirengiri fjord avanes järsku sulle sinna selle mägede keskel ja see oli niivõrd ilus, see bussijuht ei saanudki midagi muud, pidaski kinni, jooksin selle kaameraga bussist välja tegin. Ja ma olen selle, vaata, kuidas elus juhtub nii, et sulle nagu söödetakse need asjad ette, mis on sulle kõige kallimad. Ja mul on sõbranna Norras, kelle juures ma mõne alati käia ja kellega ma olen ka käinud kõige kõõgemas põhjatipus ära koos peredega reisinud laevareisiga sinna Bergenist kuni Kirkenessi välja ja ma võin siin alati minna ja tal on omal fjordis suvila, kus me saame olla ja ka mu lapsed maal on kõik nad ka sinna tassinud ja kõikil on pannud armastama loodust ja Norrat. Mõtlesin praegu, et vaene bussijuht, kellel on bussi oli siis sattunud väga siiras loodusfotograaf. Pidai kinni. et võib-olla ta ise arvas midagi muud, aga ma ei tea. Aga igal juhul ta oli nii inimlik ja ma sain need pildid sealt ära teha. Mis on sinu jaoks elus tähtis ja väärtuslik? Et kas sul on mõni selline võib-olla elu eesmärk, mida sa oled järginud oma elu elades? Mis on sind saatnud? Ikka inimesed. Minu jaoks on olnud väga inimesed, loodus ja pere ja lapsed. Need on olnud sellised nagu peamised asjad, mis on nagu sul kõige lähemal. Et kõik muud asjad, see reisimine ja muu asi, aga raamat peab olema ka alati kõrval, et nüüd mul on nädal aega kuskil ma viisin viimase ära ja mul kodus ei ole, siis ma ei saa ju niimoodi, kui ma öösel ärkan üles, mida ma loen siis, kui mul raamatut ei ole. Lähed ära siit, siis saad toidaraamatukogust läbi minna. Ja Merabiiliat võtsin nüüd kodus, seal vanu raamatud mul järgi ka, et hakkasin lugema, aga ta kuidagi on niisugune, et ta ei lähe enam peale. Kui see kaasaegne kirjandus, et ma tahan üks kergemat varianti saada, ja uuemat. Mis sind õnnelikuks teeb iga päev? Päike. Kui päike paistab, siis on tuju ja siis sa tahad kõiksuguseid asju teha. Et kui siin on nagu mornid, mitte nüüd eilse ja üleise kohta. No see udun on midagi erilist. See on midagi erilist. Siis kui kõik on neid veepiisku täis ja kui sa võtad seda makrofotot ja kui need piisad kõik tulevad seal esile, ka tulp on täpselt piisk-piisa küljes kinni, et ei, see udu on eriline, aga on sellised masendavad sellised ilmad, et mõnikord on mõjutavad. Jah, niisugune lihtsalt padukas ja lihtsalt tunned, et nagu ta ei lõppegi ära. Aga õnneks meil neid väga palju ei ole, et meil ikkagi on nagu seda rõõmu ka. Ja sügisel on jälle see rõõm, et kuigi on vihma, eks ole ju tuult ja torm on ka võimas ja tormine meri on midagi niisugust, mis tõstab sind ka tunduvalt kõrgemale. Aga siis tulevad jälle need värvilised lehed ja kõik see sinna juurde ja talv on jälle selline, kui tuiskava tormab jälle üks tuisune ilm ja minu lemmikut. Siis see lumi ja see valgus, et igal asjal on oma võlu ja kui sa näed seda, kui sa hoiad lihtsalt silmi lahti ja südant ka, siis on kõik korras. Suur aitäh sulle, Eerika, tänase väga imelise vestluse eest ja ma soovin sulle ägedaid meeldejäävaid loodusklõpse ja
mõnusat kulgemist siin elus. Aitäh sulle! Suur aitäh ja Kalli sulle! Tore, et sa mind üles otsisid. Hea kuulaja, aitäh sulle, et võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga tänulikud selle eest. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid selles osas, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!